tervist, hea Eksperteetris saate jälgija. Täna on uus kuum teema ja tõepoolest kuum teema, sellepärast et räägime presidendivalimistest. Kellega räägime? Stuudios on kaks head külalist. Võrdleva poliitika dotsent Tõnis Saarts ja Mart Murusalu, doktorant nooremteadur, üsna samast valdkonnast. Jah, võib nii olla küll. Nii et mõlemad olete mõelnud selle peale, mis võiks olla presidendi roll ja kuidas teda võiks valida. Aga minu tänane esimene küsimus teile on see, et on meil üldse vaja presidenti? Jah, hea küsimus. Et kui me vastaks, et ei ole vaja, siis me võiksime just saate ära lõpetada. Jah, ja võiksime rääkida sellest, kuidas peaminister ja välisminister viivad ellu seda, mida täna võib president. Aga kui nii tõsisemalt rääkida, väike võib-olla ajalooline tagasivaade, et eks seda on arutud küll ja ka kaasajal, et tuleb meelde võib-olla kolleeg Igor Gräzini mõned artiklid või kunagi Äripäeva juhtkirjad, kes on öelnud, et milleks meil seda vaja on, tavaliselt tihtipeale peale mingeid keerulisi presidendivalimisi. Aga tegelikult meil Eestis on olnud pikalt periood, kus meil ei ole olnud presidenti. Presidendi institutsioon aastast 1938, hoopis teistes oludes, aga enne seda täitis seda ametit riigivanem ehk siis peaminister. Ja samas me vaatame, et samas perioodis näiteks Soomes, seal küll põhjuseid oli ka teisi, oli president, kes mõjus sellise tasakaalustavana ja pigem demokraatia arengut soodustavana. Et ma arvan, et riigipea olemasolu siiski sellise tasakaalustava faktorina on nagu pigem hea, kui me vaatame ka oma siin lähinaabrite või Soome kogemust. Tõnis Saarts. Ja ma arvan, et väikeriikidele nagu Eesti presidendi roll kahtlemata isegi kui välispoliitikat teostab valitsus, välisminister ja nii edasi, see presidendi sümboolne roll rahvusvahelises suhtluses on kahtlemata oluline. Aga peamine roll, ma arvan, siin Mart mainis tasakaalustamist, on see, et paljudele inimestele president nagu seostub tseremoniaalsete kohustustega, eks ole, kõned ja nii edasi, aga tegelikult tema üks põhiline funktsioon on ikkagi põhiseaduslik järelevalve. Selles suhtes, et president ju saab panna veto ehk mitte läbi lasta neid seadusi, mis tulevad Riigikogust, kui ta leiab, et need ei ole kooskõlas põhiseadusega. Et siin on oluline, et ta kasutab õiguslikke argumente, lihtsalt mitte poliitilisi argumente. Ja see on kahtlemata demokraatia seisukohast väga oluline ja meil on siin Eestis ju päris mitmeid näiteid, kus mitmed problemaatilised seaduseelnõud ongi saanud presidendi veto, see on lõpuks läinud Riigikohtusse ja seal on siis lõpuks teatud otsus tehtud, aga see on läbinud väga niisuguse tõsise demokraatliku õigusliku kaalumise protsessi. Ja ma arvan, et see on kahtlemata demokraatia seisukohast oluline, et me teeme läbimõeldud otsuseid ja meil on mitmed vetopunktid selles demokraatlikus süsteemis, et keegi saab öelda kaalutletud argumentidega ei mingisugusel hetkel. Siis võib öelda, et presidendil on üsna palju võimu. Miks siis ei võiks teda valida rahvas? Jah, ka kahtlemata äärmiselt selline võib-olla levinud käsitlus meil Eestis. Et võib-olla saate lõpupoole, kui meil on aega, me natuke vaatame, kuidas maailmas Euroopas need valimised ka käivad. Muidugi võiks. Ega selles otseselt midagi halba ei ole, aga see sõltub jällegi võib-olla riigi traditsioonilisest, poliitilisest kultuurist. Ma arvan, et meie praeguses põhiseaduse ülesehitusega on praegune valimiskord pigem väga hästi kooskõlas. Ja võib ka küsida, et miks muuta midagi, mis tegelikult toimib. If it works, don't fix it. Sest tegelikult, kuigi kriitikat on saanud see süsteem, on meil ajas olnud pigem omas ajas väga populaarsed ja head riigipead, just nimelt oma aja kontekstis. Aga otsevalimistest võib-olla kaks märksõna, et me võime mõelda, et kui presidendi ametlik võim, mida tema saab teha, põhiseaduse järgi on suhteliselt piiratud, küll mitte olematu, siis mille üle hakkaksid presidendikandidaadid väitlema.
kas selle üle, kuidas anda teenetemärki, keda nii-öelda esitada peaministri kandidaadiks. Neid väitlusi on tegelikkuses ju olnud. On, aga ma arvan, et siin nagu probleem on selles, et siin oleks kohe sisse programmeeritud konflikt valitsusega, et näete, minul on otsene rahva mandaat, teil siin ei ole, nüüd me hakkame suunama võib-olla mingeid riiklikke poliitikaid, võib-olla kasutama ära oma seaduste tagasi lükkamist rohkem poliitilistel kaalutlustel. Ja teiseks siit võib tulla, kuigi tahetakse nii-öelda võidelda kodanike võõrandumise vastu, aga siin võib halbade asjaolude kohal, kui on nagu selline hästi polariseeritud valimised, vaiksed vahed, keegi võidab 53-47, sealt võib tulla veel suurem pettumus. Et näete, ma ju lubas, populist, võib-olla vasak või parem populist lubas mingeid asju, ent selgub, et tal ei olegi võimalik neid reaalsuses ellu viia. Ja ma arvan, et siin kõige suurem risk ongi konflikt valitsusega, sellepärast, et otse valitud president, ta võib tõesti jääda neisse piiridesse, mis põhiseadusega on rangelt fikseeritud, aga ta võib kasutada ka argumente, et tõepoolest minul on rahva mandaat, mina hakkan dikteerima seda, kes on valitsuse ministrid, mina annan mingisugused poliitilisi lubadusi, mida peaks nagu ellu viima valitsus, aga äkki annab neil lubadusi president, hakkab sekkuma erinevatesse poliitikavaldkondadesse ja nii edasi. Et meil on siin tegelikult üks näide Euroopast olemas, Tšehhi näol, kus tegelikult olid kaudsed valimised, presidendi valis parlament, siis mindi 2013 üle otsevalimistele ja tõepoolest, kui presidendiks sai Miloš Zeman, siis enne kõike just tema teisel ametiajal tekkis väga tõsised konfliktid valitsusega. Praegusel presidendil Pavelil võib-olla ka võivad tekkida, praegu on uus Andris Babiši valitsus on just ametisse tulnud, et siin võib ka eriarvamusi tekkida. Ei tahaks Tšehhi poliitikasse minna, aga ma arvan, et see on koht, mida või niisugune õppetund, mida me võiksime jälgida. Et see võib töötada, aga sinna sisse on ehitatud potentsiaalne uus konfliktiväli Eesti poliitikas ja küsimus on, kas me tahame seda. Kas need tänased seadused, mis reguleerivad presidenti kui institutsiooni, juba tegelikult võimaldavad sellist konflikti esile kutsuda? Ehk et tõepoolest keelduda valitsuse liikme nimetamisest, hakata seaduseelnõusid tagasi saatma selle tõttu, et presidendile poliitiliselt ei meeldi. Põhimõtteliselt seda on olnud, et Lennart Meri tegelikult sekkus korduvalt näiteks siin kaitseväe ülemate määramisel ja seaduseelnõude tagasi saatmisel. Siin on huvitav nagu vaadata, et tegelikult ju president peaks kasutama siin puhtalt õiguslikke argumente, mis tulenevad põhiseadusest. Aga kui me vaatame, kuidas need poliitikud tõlgendavad, siis see on hiljem ju puhtalt, et see on tegemist poliitilise otsusega. Eriti kui on tegemist niisuguse tundliku teemaga, kus on ka taga parteipoliitiline agenda. Nii et ka täna tegelikult siin presidentide ajaloos Eestis me oleme neid konflikte näinud. Aga nad ei ole väga tugevaks läinud, sellepärast, et põhiseadus siin tõesti seab oma piirid ja presidendil ei ole iseenesest nagu rohkem mandaati kui peaministril või valitsusel. Aga nüüd kujutame ette, et on väga jõuline president, kes ütleb, et tal on rahva mandaat ja tõepoolest need konfliktid maksimaalselt vastandub ennast ametis oleva valitsusele mingil põhimõttel, et me võime kujutada ette, kuhu see viib. Ma võib-olla lisaksin siin, et jah, et kui minna tagasi võib-olla Lennart Meri aega, et siis see institutsioon oli alles kujunemas, Eesti Vabariigi algusaastad, et paljudki, mis nagu oli selle 9 aasta jooksul, ei oleks võimalik praegu. Et see on ka võib-olla osalt põhjus, miks minu uurimistöö, mis on presidentide mitteformaalsest võimust, algab just aastast 2001. Ehk siis me jätame võib-olla need algusaastad kõrvale, Lennart Merist on palju räägitud, aga sekundeeriksin Tõnisele, et mitte olla mugavuspresident saab olla juba praegu.
et ka mingisuguseid rõhuasetusi, ka seadusi tagasi saates, et noh, tegelikult üks tõlgendus näiteks on selline, et president võib jätta seaduse välja kuulutamata, saata selle Riigikogusse tagasi, ka osalt nii-öelda poliitilistel põhjustel, ent kui Riigikogu võtab selle muutmata kujul vastu, sellisel juhul saab ta minna Riigikohtusse vaid ja ainult põhiseadusega vastuolu nähes. Et neid juhtumeid on olnud, ega ka tänane riigipea, kui keegi võib-olla aastal 2021 arvas, et temast saaks mugavuspresident, siis kindlasti ta ei ole seda olnud. Et eks siin on olnud võib-olla mingeid vääritimõistmisi, ka mingid nii-öelda vastuolusid, aga ka mitmed seadused on läinud ümbervaatamisele, mõtleme siin näiteks kas või kirikute ja koguduste teemad ja paljud protsessid on pooleli. Nii et ka praegu saab juba teha nii mõndagi. Ja Tõnis soovib ja need poliitilisi argumente mingil määral on kasutatud, aga noh, kui me vaatame, kui presidendid on tõesti seaduse tagasi lükanud, Riigikogu on pidanud seda uuesti arutama, siis üldised argumendid on ikkagi olnud õiguslikku laadi. Aga nüüd kujutame ette, kui on otse valitud president, ma arvan, et siis ilmselt võib-olla me ei näeks nii palju neid õiguslikke argumente, vaid pigem nii-öelda rõhumist nii-öelda rahva tahtele ja enamusele, mis on hoopis teine asi. Euroopas on igasugused näiteid, kuidas presidenti valitakse. Oli üks vahva näide Mart sul Iirimaalt, et ei peagi valima, vaid kui olemasolev president on nõus, siis ta võib jätkata, kui teised vastu ei ole. Jaa, et tegin ka endale, vaatasin ühe tabeli üle, et Euroopas on väga palju konstitutsioonilisi monarhiaid, kus ei olegi midagi valida, aga on üks 10 riiki, kus riigipea vabariiki, siis kus valitakse kaudselt, kas parlamendi poolt, seal mingi parlamendi ühisistung või mingi valimiskogu. Iirimaal on küll otsevalimised, president valitakse 7 aastaks kuni 2 ametiaega, aga seal on huvitav, minu meelest väga elegantne nüanss, et ametis olev riigipea võib esitada iseennast kandidaadiks. Ja siis on võimalik kandidaatideks esitada parlamendiliikmetel, teatud maakondade esindajate kogudel. Aga kui on näha, et riigipea on populaarne ja keegi võib-olla ei soovigi võistleda. Nagu näiteks Alar Karis täna on. No ma just mõtlen, et meie nii-öelda kontekstis, et kui meil oleks selline nii-öelda moodus, mis siis saaks, et kui Iirimaal riigipea iseennast esitab, vastaskandidaat ei tule, siis mis juhtub? Valimisi ei toimu, ta jätkab järgmised 7 aastat ja see ei ole üldsegi hüpoteetiline võimalus, et aastal 2004 Mary McAleese oli ametis 2 ametiaega ja täpselt nii läks. Et ka nii on võimalik, et eriti võib-olla kontekstis, kus meil aeg-ajalt kritiseeritakse praegust süsteemi, et miks meil on ühe just liiga keeruline, võib-olla öeldakse, et liiga keeruline, et miks meil peab olema nii keeruline presidendi valimise süsteem? Parlament, valijameeste kogu, mis te ütlete selle süsteemi kaitseks kõigepealt? Ma võib-olla ainult paari sõnaga, kuna minu arust see ajaloolise tagasivaate roll täna, et eks see, et valimised toimuvad 2 erinevas kogus, see ongi absoluutselt unikaalne. Kusagil mujal Euroopas sellist ei ole. Kas ta on halb sellepärast? Ma ei ole selles nii kindel. Aga see on ka nii põhiseaduse assamblees, põhiseaduse loojate poolt, see on kompromiss. See on olnud kompromiss nende vahel, kes soovisid võib-olla presidentaalsemat riiki ja otsevalimist ja võib-olla nende vahel, kes leidsid, et äkki meil ei oleks üldse presidenti vaja. Et ta võib olla veidi kohmakas. Samas ma arvan, et siin 10 aasta tagused 2016 kogemused, kus suuresti protsess venima, ebaõnnestus vähemalt esimesel katsel, siis võib ikkagi poliitikuid survestada ka selles suunas, et tulebki leida kokkulepe ja valida ära parlamendis, nii nagu 2021 oli. Kui see peaks seekord nii minema, siis ma arvan, et sellest võib saada selline poliitilise kultuuri osa ja tava. Ja see paratamatult eeldakski, et tegemist ei ole mingisuguse nii-öelda väga erakondliku taustaga kandidaadiga, sest see eeldab, ja ma arvan, et põhiseaduse loojad on soovinud seda, et presidendil oleks selline laiem, võib-olla erakondade ülesem toetus. Jah, see süsteem omal ajal tehti kompromissina, sest tegelikult ju põhiseaduse assamblees oli päris tugev grupp
eksperte, poliitikuid, kes toetasid ka otsevalimist ja päris tugevat presidendivõimu. Toona muide oli täiesti laual ja 38. aasta Pätsu põhiseaduse taasjõustamine või siis selle eeskujul põhiseaduse tegemine, mis olekski tähendanud väga tugevat presidendivõimu ja kui see oleks realiseerunud, no ma ei ole päris kindel, et Eesti oleks veel demokraatia, sest me teame neid riike siin võib-olla ida pool, kus sellist presidentalismi ka praktiseeriti ja harilikult ei lõppenud see demokraatias. Aga see valimiskogu idee, et seal oleks ka kohalike omavalitsuste eliitide esindajad, see tegelikult laenati Saksamaalt. Et see on mõnes mõttes Saksa süsteem ja ma arvan, et tegemist oli üsna leidliku kompromissiga selles suhtes, et ühelt poolt see Riigikogus valimine ärgitab erakondi kompromissile, et leida ühiskandidaat. Kui see ei õnnestu, siis valimised lähevad nagu veidikene laiema eliidi kätte ja siis tulevad ka kohalike eliitide esindajad, mis ma arvan, et tagab ka võib-olla isegi veel suurema laiapindsuse, sest seal on ka kohalike omavalitsuste esindajad. Nii et nii-öelda kompromiss ja veel laiema pindsem valimiskogu, ma arvan, et see on päris hea lahendus olnud. Arvestades, et meil on ka parlamentaarne vabariik. Meil on juhtunud ka seda, et ka valimiskogus ei ole ära valitud ja siis lõpuks on kuskil Riigikogu juhatuses uuesti arutelu. Nojah, see on see 2016 juhtum. No, see oli kahtlemata erandlik mõnes mõttes, et siis meil oli olukord, kus valimiskogu teises voorus olid Siim Kallas ja Allar Jõks, kusjuures seal vahed olid väga väikesed, kes üldse teise vooru saab. Ja Kallas sai 138 ja Jõks 134 häält. Selleks, et osutuda valituks, süsteem on siis selles, et kui mingisugune 330 valijameest valib, siis need, kes osalevad, nendest pool peavad andma hääle. Selle üks paarkümmend häält puudu. Et on loomulikult öeldud, et võib-olla natukene edasi minnes kosmeetilistest muudatustest, et me peaksime kindlasti tagama olukorra, et valimiskogus tuleb nagu tulemus. Aga ma oleksin ka siin natukene ettevaatlik, et tegelikult kui ikkagi valijamehele ei sobi ükski nendest kahest kandidaadist, noh, ma ei tea, piltlikult öeldes, ma arvan, et Kallas ja Jõksi puhul mitte, aga me ei tea ju, mis tulevik toob. Et kui sul on valida tulevikus katku ja koolera vahel, miks sa ei saa siis jätta nagu sedelit tühjaks ja sellel võiks olla mingisugune mõju, et noh, hüpoteetilisel näitel, kui meil oleks, ma ei tea, 200 inimest valimiskogus ja nendest 100 jätaks sedeli tühjaks, et kas me valime siis presidendi häältega 51-49. Hea küsimus, jah. Jah, et milline oleks siis legitiimsus. Et ma arvan, et see on ikkagi selline võib-olla selline mehhanism, mis peaks tagama nii-öelda ka tulemuse kvaliteedi. Noh, lõpuks siis leiti lahendus kompromiss mõne jaoks üllatuskandidaadi Kersti Kaljulaidi näol, aga ma rõhutaksin siinkord kohal, et ega ka tollel hetkel ei olnud mingisugust põhiseaduslikku kriisi, selles mõttes, et oli teada, mis siis edasi juhtub. Ja siis võeti need valusad otsused väga ruttu vastu. Aga ma arvan, et mõnes mõttes võib-olla oli hea, et selline episood toimus 2016, mõelge kogu need show suvel, kõik need kandidaadid, eks ole, et kas sellel nagu on nagu sellist mõtet, et kui see on sellise hoiatava näitena, mis nagu distsiplineerib poliitikuid tulevikus, siis ma arvan, et äkki sellest tuli isegi kasu. Ma tahakski öelda, et see on hoiatav näide selles suhtes, et ma arvan, et see šokk avalikkusele, aga ennekõike poliitilisele eliidile ja teatud piinlikkus, et nii juhtus, oli niivõrd tugev, et ma arvan, et nüüd, ma julgen öelda kuskil paarkümmend aastat niisugust asja ikka üritatakse vältida. Edaspidi võib-olla jah, ma olen vähem optimistlikum, aga vaevalt me tõesti nüüd selles valimistsüklis, kui see peaks minema valimiskogusse, niisugust juhtumit näeme. Mida soovitate tänastele poliitikakujundajatele? Jätta kõik täpselt samaks või kui siis muuta, siis mida muuta ja mis eesmärgil tänases presidendi valimise süsteemis? Kui siis muuta, siin Mart seda mainis, jah, seda, et valimiskogus tulemust ei
tule, et seda võib kaaluda, aga samal ajal ma olen nõus ka Mardi räägituga, et tõepoolest me peame jätma ka võimaluse, kui need 2 kandidaati näiteks ei ole vastuvõetavad valimiskogu liikmetele, kohalikele eliitidele, eks ole, et siis nii-öelda sedeli tühjaks jätmine ja selle mõju, et selle säilimist võiks kaaluda. Ja ma arvan, et see on ka üks oluline põhjus, miks poliitikud hoolimata sellest šokist tegelikult ei rutanud seda muutma, sest mitte kunagi ei tea ju, kuidas need valimised lõpuks seal valimiskogus võivad olla ja need sama poliitikud, kes ütlesid, et kindlasti pead tulemust tulema, võib-olla lõikavad endale näppu mingisuguses olukorras jälle. 2 märkust võib-olla, et väga nõus Tõnisega, et kui mingit ühest oludest või konkreetsest isikust või juhtumist ajendatule hakata seadusi disainima või sättima, siis meil on ju näide ka nii-öelda 90 aastate algusest, 92 oli hoopis erandlik süsteem, toimus üks voor otsevalimist ja siis valis Riigikogu ja see oli tehtud suuresti milleks, selleks, et Arnold Rüütlit ei valitaks presidendiks. Ei valitud küll, aga aastal 2001 ikka valiti ja ma arvan, et väga hea, et valiti. Aga teiselt poolt, et kui nüüd tõesti tahta midagi muuta ja näiteks ühtlustada võib-olla Euroopa praktikale, siis ma ise olen kursuse raames sellise mõtte välja käinud, võib-olla peaks vormistuma selleks mingiks arvamusartikliks, et äkki siis, aga see eeldab muidugi põhiseaduse muutmist, et valimised oleksid ainult valimiskogus. Oleks juba ette teada, et nad toimuvad ainult valimiskogus, aga siis reformitud kujul, et kui soovitakse, et oleks kohalikul eliidil rohkem võib-olla sõnaõigust, siis teeme mitte nii, et igal kord on valimiskogu erineva koosseisuga või suurusega, vaid et valimiskogus oleks 101 Riigikogu liiget, 202 kohalike omavalitsuste esindajaid, nii-öelda suuruse järgi matemaatiliselt, ehk siis kokku 303 valimiskogu liiget iga kord ja eeldusel, et kõik on kohal, siis eks ole, meil on seal vaja 157 poolthäält või midagi sellist. Et see võib-olla oleks selline samm nii-öelda otsevalimiste poole, aga siis oleks nagu iga kord teada, et mis toimuma hakkab. Parlamendis valitakse valimiskogus. Nüüd ma teeks kandva pausi ja ütleks, et see nõuaks põhiseaduse muutmist, aga et see oleks kunagi päevakorral ja nagu läbiks kõik need protseduurid läbi mitme koosseisu. Ma kardan, et see jääb vist ainult idee tasandil. Saade hakkab lõppema ja mul on teile viimane ja hästi lihtne küsimus. Ootan teilt lühikest vastust. Kes on järgmine Eesti president? Mart, palun. Ma arvan, et kui president Alar Karis väga tahab ja seda ka indikeerib, siis tal on ikkagi väga head võimalused jätkata. Siin on natuke selline muna-kana olukord, toetus ja kandidaatide esitamine. Ma arvan, et ta võidakse valida ära ka Riigikogus või jääb siis napilt puudu. Aitäh, Tõnis Saarts. Ja ma arvan ka, et Karisel on väga hea šanss saada valituks, kui tõepoolest ta oma kandidatuuri välja käib või ta esitatakse. Aga meil on väga huvitav kontekst nende valimiste puhul, need eelnevad Riigikogu valimistele, mis tähendab seda, et parteidel võib olla päris tõsine kiusatus, vähemalt osadel näidata, et just meie tegime presidendi. Ja neil, kelle jaoks võib-olla Karis ei ole see president, keda nemad tahavad teha, võivad seda mängu veidikene teises suunas lükata. Aitäh teile, head külalised. Aitäh, head vaatajad ning kohtumiseni juba uues Ekspert eetris saates.